Aitäh, tere õhtust. See oli vist Woody Allen, kes ütles, et juhul, kui te aeg-ajalt ei ebaõnnestu, siis järelikult ei ole piisavalt innovaatilised. Ja vist Woody Allen oli ka seesama, kes ütles, et 80% edust on kohale ilmumisega seotud. Veel 5% juurde on õigel ajal kohale ilmumine, nii et mina olen praegu 85% edust on mul juba garanteeritud. Selline puhastav tunne hakkab juba peale, kui rääkida ebaõnnestumisest. Lähme asja juurde. Aastal 2014 kutsus ühe maailma tunnustatuima meditsiini kõrgkooli ja ülikooli ja praktiseerivate haiglate võrgustiku Karolinska värskelt valitud rektor mind enda tiimi, et ma aitaksin kaasjuhtida värskelt loodud innovatsiooninõukogu. Selle suureks eesmärgiks oli parandada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil erinevate meditsiiniteenuste, aga ka kogu teadusprotsessi ja kõrgharidusprotsessi kvaliteeti. Ja mis on kõige olulisem igasuguste suurejooneliste plaanide juures, asutustel, mis on ajalooliselt väga tunnustatud, väga respektaablid, tunnutud ka kui Nobeli vabrik meditsiini ja biovaldkonnas, on juhtkonna tugev toetus. Juhtkonna tugev toetus oli olemas algusest saadik ja meil oli selgelt plaan, et Karolinska asub just eelkõige koostöös infotehnoloogia valdkonna ettevõtetega maailmas nii disainima, välja arendama, aga ka haldama väga paljusid tänapäeval meie jaoks mõnes mõttes utoopilisi, aga tegelikult praktiliselt juba peaaegu kättesaadavaid tervishoiuteenuseid. See oli geniaalne plaan ja selleks anti kogu organisatsiooni ressurssi meile kasutada. Töö läks hooga käima ja siis juhtus korraga midagi. Juhtus korraga midagi sellist, mis on täiesti sõnu seletamatu. Läks käima nõiajaht. Nõiajaht, mis oli seotud Karolinskaga mitte seotud Itaalia, Šveitsi taustaga kirurgi hüpoteetilise võlts teadusartikli kohta, mis puudutas sünteetilisi söögitoru ja kurgu operatsioone ja tema metoodikat, mis oli väidetavalt seotud ka tema ühe Karolinska juures olnud teadusartikli kaasautorlusega. See päädis pärast seda, kui oli läbi käidud 2 aastat kadalippu, auditeid, uurimisi, täiendavaid uurimisi sellega, et täiesti perfektne tippjuht, rektor astus tagasi oma ametikohalt. Mitte ainult tema ei astunud tagasi oma ametikohalt, vaid inimene, kes vastutas ainukene Euroopa edukas biotehnoloogia ettevõtte börsile viinud selle asutaja Alexander von Gaben, astus samuti tagasi, tunnistades, et organisatsioon on paralüseeritud. Rohkem kui 4000 teadlast jätkasid tööd selles organisatsioonis. 2 suurt haiglat, Solnas ja Hudinges, jätkasid iga päev oma tööd. Mitte midagi muud ei muutunud selles organisatsioonis kui mainekahju. Ja väga paljud ettevõtted ütlesid, et Karolinska, see oli see, kes oli top 5 maailmas veel mõne aasta eest, eks. Ja asi lõppes sellega, et me oleme praegu hetkel saanud endale uue rektori pärast pikki valimisi, kelle ainsaks sooviks on taastada töörahu ja teha asju niimoodi, kui neid kunagi varem Karolinskas tehti ja parem mitte tegeleda innovatsiooni ja uute asjadega ja nende välja arendamisega. Ma ebaõnnestusin mitmel põhjusel. Üks oli täiesti minust mittesõltuv põhjus, aga kõige olulisemad 2 asja, mis mul jäi meelde sellest. Infotehnoloogia töötab väga kiiret arendustsüklitega. Tervishoid, kõrgharidus ja teadus, mis on Karolinskas ja 3 tuuma koos, töötavad väga-väga aeglaste arendustsüklitega. Ja meil oli tohutu kultuuride konflikt neid 2 asja omavahel kokku panna. See, et keegi ütleb, et teeme nädalavahetusel valmis midagi, teeme midagi valmis, midagi sellist, mida saaks kohe katsetada, oli vastuvõetamatu arstidele, oli vastuvõetamatu teadlastele, oli vastuvõetamatu õppejõududele ülikoolis. See oli suurimaid kultuuride konflikte, mida ma olen elus üldse kogenud ja see oli selline turbo-triple kombo, mis oli siis koos sellises tervishoid, teadus, kõrgharidus kombinatsioonis.
Ja veel üks asi, on olemas organisatsioonid, kes siis, kui juhtub midagi halvasti, siis keskenduvad sellele küsimusele, kes on süüdi. Ja kõik käivad ringi ja otsivad süüdlast. Kes on süüdi, kes on süüdi, kes on süüdi. Ja kui süüdlane on leitud, siis on kõik. Siis on teada, süüdlane on teada. Ja midagi ei juhtu ka. Ja on teist sorti organisatsioonid, kui juhtub mingisugune probleem, kui on mingisugune asi, mis ebaõnnestub, siis otsitakse lahendust. Ja kui lahendus on leitud, siis esitatakse küsimus, mida me sellest õppisime, mida me sellest ebaõnnestumisest õppisime. Need on kaks väga-väga erinevat organisatsiooni kultuuri ja paraku edukad on minu arvates need organisatsiooni kultuurid, kes otsivad viise, kuidas ebaõnnestumisi lahendada ja leida ka seda, mida me õppisime nendest ebaõnnestumistest. Aitäh! Vägev lugu. Kas on kohe alustuseks kellelgi mõni küsimus või kommentaar selle loo peale? Me teeme ise algust. See näide on pärit Rootsist, kus siis oli selline kultuuride ja maailmade mitte sünkimine, eks ju. Kuidas on lood Eestis sinu arvates? Kuidas Eestis teadus, tehnoloogia, ettevõtlus, meditsiin oma vahel läbi saavad? Kas Eestis oleks teistmoodi kui? Eestis, ütleme, kõige esimene asi, mis on hästi oluline, võib-olla silma torkavalt, on mahtude vahe. Karolinska aasta eelarve on sama suur kui kogu Eesti tervishoiusüsteemi ja kõrghariduse ja teaduse aasta eelarvet kokku, ehk umbes 1 miljard eurot. Üks on siis mastaapide vahe. Teine on see, millega päriselt tegeldakse. Kui sul on tiim teadlasi, kes tegeleb mingisuguse valdkonna uuringu kallal, siis see tiim on 50-80 inimest. Eestis vastav tiim on 2-3 inimest võib-olla. See tähendab tegelikult seda, et sul on ühes aastas 2-3 inimaastat panustada võimalik. Teises kohas on sul 5-60 inimaastat panustada võimalik. Mastaapide vahe on hästi erinev. Ehk Eestis ollakse väga head adopteerijad, muu ajal välja töötatud tehnoloogia kasutusele võtjad ja see on asi, mis meil kindlasti õnnestub paremini kui ise uue teaduse väljatöötamine. Aga need on kaks väga erinevat valdkonda ja laiemas laastus siis sellega, et meie teadlased on väikestes tiimides ja multifunktsionaalsemad ja peavad palju asju ise nagu tegema, on nad rohkem mujal maailmas toimuv suhtes kõrvadega avatud ja võtavad seda infot endale sisse ja püüavad seda kasutusele võtta. Ehk rakenduslikkus on primaarsem kui teoreetilised uurimustööd. Nagu kõik spordikommentaatorid armastavad küsida, mis tunne on nüüd pärast seda mõneaastast ponnistust? Me tegime oma tiimiga ühe väikese laialimineku peo, kuigi 1. augustist ametisse astunud rektor ei ole meie innovatsiooninõukogu ja meie tiimi veel formaalselt laiali saatnud, aga me teame, et see kuskil 20. augusti paiku toimub. Aga kuna me juba olime ettemääratus oli niivõrd suureks kuhjunud, siis me tegime juba jaanipäeva paiku lahkumineku ja laialimineku peo. Ja kõik inimesed, kes olid selles tiimis, kes olid Google'i poolt pandud meie juurde tööle, kes olid pandud IBM-i poolt meile tööle, Microsofti poolt pandud meile tööle, kõik lahkusid nädala jooksul organisatsioonist. Et see oli selline papikastide, kui teete sa, et sul on niisugune 70 inimest umbes, kes meie tiim kokku oli. Selline 70 inimest istub papikastide otsas. Vot selline tunne oli, et sellest me tegime pilti ka, kuidas inimesed pakivad oma asju hinnasse papikastidesse, siis tulevad transpordifirma inimesed, viivad selle ära, lihtsalt ruum jääb tühjaks ja seal mõned paberilehed veel vedelevad põrandal. Ja siis sa mõtled, et see on tegelikult olnud, kui me liidame kokku ka need, kes olid seal nagu kõrval seda tööd tegemas. Praegu hetkeks umbes 2,5 aastat, 3 aastat peaaegu, 70 inimest, pluss veel nagu tiime ümberringi. Kokku umbes 450 inimaastat oli seda tööd ja otsus oli, ei taha innovatsiooni, paneme kinni. Tervist, Aleksander Laane. Et mis õigused teile anti, kui te alustasite? Kas te rääkisite ametiühingutega läbi või kuidas see protsess nagu kulges, et Rootsis on ametiühingud väga tugevad muidugi?
vastus on hästi lihtne tegelikult, et tegemist on kõrgkooliga. Jah, loomulikult on seal ka ametiühingud olemas. Ei, nendega ei olnud vaja läbi rääkida. Me sõlmisime lepinguid institutsioonide tasandil. Ehk Karolinska koos IBM-iga, Karolinska koos Google'iga, Karolinska koos Johnson & Johnsoniga, Karolinska koos AstraZenecaga sõlmis institutsioonide vahelisi leppeid. See, et nende organisatsioonide, firmade töötajad sekundeeriti, komandeeriti alaliselt meie innovatsioonikeskusesse, ei puudutanud üldse seda. Ja nagu ma tegelikult esile tõin, kogu selle protsessi ja organisatsiooni otsustusvõime ja tegevuse paralüseerijaks oli paraku sündmuste jada, mis algas peale ühe šarlatan arsti ebaõnnestunud operatsioonidest Vene Föderatsiooni territooriumil. Selge. Ei tea, kas nüüd see päris teemasse läheb, aga kas on ka teada, mis sellest Macchiarinist saanud on? Et kas ta on Rootsi jäänud või millega see tüüp tegeleb? Ta pole kunagi Rootsis olnud. Ongi nii? Ta ju töötas Karolinskas. Ei, ta ei töötanudki Karolinskas, tal ei olnudki töölepingut Karolinskaga. Ta oli ühes teaduspublikatsioonis kaasautor. Ta ei praktiseerinud, talle ei antud mitte kunagi võimalustki, kuigi ta taatles seda, teostada ühtegi operatsiooni Karolinskas. Aga ma saan aru, et tema vastu on olnud siis arstieetika ja kutse praktikate halva ja šarlatanliku menetlemise tõttu käivitatud kohtuprotsessid ja uurimused mitmes riigis, kokku vist 4 riigis praegusel hetkel. Aga kuidas tema suhe siis ikkagi Karolinskaga oli, sest mina kunagi tervisereporterina kirjutasin lugu temast. Ja seal oli kirjas, et tema ikkagi oma CV oli esitanud ja kuidagi tegi koostööd. Just, ta võltsis oma CV-d, täiega võltsis oma CV-d. Hästi lihtne tänapäeval. Sa võtad arvuti lahti, seal on üks niisugune tekstitöötus tarkvara Word ja siis sa saad oma CV ära ja mitte keegi ei tunne huvi. Kirjuta järgmine kord ka sisse, et sul on Tartu Ülikooli magistrikraad olemas kõiges ja sul on nagu 14 patenti olemas. Ühtegi nendest patentidest ei olnud tal olemas. Hästi lihtne. Infoühiskonnas mitte keegi ei tunne nii väga huvi nende faktide vastu, mis selle info taga on. See on väga huvitav ja hirmus asi, mida see kaasa võtta ausalt öeldes. Kontrollige fakte. Aga suur tänu sulle, Linnar, saad minna nüüd rahulikult suud puhkama pärast pikka ponistust.